Nii, tere hommikust kõigile, kes on liitunud meie otseülekandega Tallinna vanalinnast, kus täna leiab aset midagi erakordselt. Nimelt kulmineerub selline rahvaalgatuslik unistamistalgud nimega Hakkab looma 2050, kus viimaste kuude jooksul on kokku kogutud Eesti inimeste unistused. Ja täna neid unistusi ainult ei koguta, vaid viiakse ka ellu, sest Jaan Roose viibki ellu oma pikaajalise unistuse kõndida üle Tallinna vanalinna, nimelt siis Niguliste kiriku torni otsast siis Tallinna Raekoja torni otsa. Ta kõnnib 200 meetrit 50 meetri kõrgusel. Nii, tere tulemast tagasi stuudiosse siin Elisa Stage T1-s. Mina olen Karl-Wilhelm Valter, üks Hakkab looma 2050 unistamistalgute patroonidest ja nagu näha, Jaan Roose valmistub hetkel minema slackline'ile peale, nii et viimased momendid ja alustame katsega. Täna siis 16. august, kell on 12.07 ja tegemist on selles mõttes ikkagi väga ilusate ilmastikuoludega, selles mõttes, et vihma ei saja. Aga mis teeb tänase katse keerulisemaks, on nimelt tuul. Hetkel siis Tallinna Sadama tuulemõõdik näitab puhanguid kuni 15 meetrit sekundis, ehk see on umbes 50 kilomeetrit tunnis ja Jaan, näete, läheb sealt praegu vaikselt slackline'i peale, mis tähendab, et seal keskel olles tabavad teda need 50 kilomeetrise tunnikiirusega tuulepuhangud, mis siis võivad päris palju keerukamaks ka seda katset teha. Nagu näha, Jaan ei ole veel püsti tõusnud, sest turvalisuse huvides minnakse ikkagi slackline'i peale alguses istudes. Et seal väga lähedal sellele seinale on oht palju suurem, kui peaks toimuma mõni kukkumine või midagi, aga nagu näha, ta valmistub kohe püsti tõusma, üks jalg on juba slackline'i peal ja siit hakkab nüüd tõsine keerukus pihta ja järgmised pea pool tundi Jaan puhata ei saa. Iga lihasega ta oma kehas peab seda tasakaalu siis seal säilitama. Nagu näha, võnge on slackline'il sees, no need on need tuulepuhangud, mis seda asja keerukamaks kõvasti teevad. Aga nagu näha, Jaanil on täielik fookus praegu, ta hoiab silma sihil, ehk siis seal Raekoja torni peal, mingid viimased suhtlused veel tiimiga ja vahetab veel jalga. Nii, kas midagi on valesti? Seal veel siis, nagu näha, siis ta ei ole täiesti turvamata seal, tema küljest ripub siis selliste ronimisrakmete küljes ka turvaliin ja Jaan tõusiski püsti. Nii, ja ta on püsti ja läheb. Esimesed sammud on tehtud ja Jaan Roose alustas oma kõnnakut üle imeilusa Tallinna vanalinna. Siit me näeme ka vaateid Jaani külge kinnitatud kaamerast, nii et me näeme reaalselt, milline perspektiiv siis tema vaates seal on ja peab tunnistama tõesti, Tallinna vanalinn on imekaunis, need punased katused on väga fotogeenilised, kui nii võib öelda, nii et Jaan ka sellepärast tahtis seda Tallinna vanalinna nii-öelda ületust teha. Aga tegemist ei ole üldse mitte sellise esmakordse sündmusega. Ka 500 aastat tagasi keskajal tegelikult selliste vägitükkidega tegelikult tegeleti. Et on ka ajalooüürikutes sellised katsed kirja pandud ja see on siis nii-öelda meelelahutuseks olnud ka 500 aastat tagasi, nii et selline ajaloo kordumine tegelikult leiab täna aset, kuid kindlasti varustus on tugevalt muutunud. Et siin turvavarustus on kindlasti palju parem, kui see võis olla keskajal. Nagu näha, Jaanil need tuuleiilid on tegemas seda katset nagu kõvasti raskemaks, et tal ei ole võimalik nii-öelda kordagi valvsust kaotada. Ta pidevalt seal hoidma, ja peaaegu siin tasakaal hakkas kaduma, et slackline'i peal siis kogu kehaga
tuleb seda tasakaalu hoida, nagu näha, ta kasutab oma käsi, oma keha, oma jalgu, aga praegu nii. Tuuleiilid on praegu muutunud veelgi tugevamaks, aga Jaan jätkab oma kõnnakut. Nimelt siis Jaan alustas slacklinemisega tegelikult juba 15 aastat tagasi ja ta on saanud tänu oma metsikutele nii-öelda vägitükkidele ka väga kuulsaks. Oi, ja nüüd Jaan pidi korra vist istuma, vaadake. Ta ei ole kukkunud, aga ta võttis korra sellise madalama positsiooni. Võib-olla väike paus ja tuleb uuesti püsti tagasi. Ja jätkab. Et tegemist ei ole absoluutselt Jaani kõige pikema ega kõrgema ületusega, nimelt on Jaan kõndinud ka üle erinevate looduslike takistuste ja ka pilvelõhkujate vahel sadade meetrite kõrgusel ja vist kõige pikem ületus on tal pea üle 3,6 kilomeetrine, kus ta siis kõndis üle Messina väina Itaaliast, Sitsiilia saarelt siis Itaalia mandrile. Ja et need sellised, ütleme, veel nii-öelda pikemad ja kõrgemad katsed on, aga just mis teed tänast katset siis eriti keerukaks on need Eesti tuulised tuulepuhangud. Nagu teada, siis see ei ole selline stabiilne rahulik tuul, millega saaks siis arvestada, vaid need puhangud on väga ootamatud ja Jaan peab siis pidevalt tänu sellele kogu aeg ka valvel püsima. Jaan on siis 15 aastat juba sellise spordialaga nagu slacklineimine tegelenud ja siis ta on ka Red Bulli sportlane ja teeb seda üle maailma, et meil on erakordne võimalus täna siin siis Jaani jälle nii-öelda koduväljakul näha ja nagu näha, need tuulepuhangud tõesti teevad seda asja keerulisemaks, aga ta jätkab, ta liigub. Et siin selle slackline'i paigaldamistehnoloogia on ka selle 15 aastaga Jaani sõnul kõvasti arenenud. Et tema algusaastatel neid slackline paigaldada oli tõsine katsumus, sellepärast, et seda kõike tehti manuaalselt. Aga eile sain ma ka siis koha peal seal Niguliste torni otsas käia, kus Jaan parasjagu siis seda oma liini seal kinnitas ja ta teeb seda kõike loomulikult ise, sest see on see viis, kuidas öösel saab rahulikult magada, sest sa tead, et sa oled ise kõik asjad üle kontrollinud ja peaaegu Jaan praegu kaotas oma tasakaalu, aga stabiliseeris jälle ära. Tundub jälle, et need on need tuulepuhangud, mis seda asja nii palju keerukamaks teevad, et 50 kilomeetrit tunnis tuuleiil järsku hakkab siin kuhugi lükkama. Ja nagu näha, siis see slackline nagu nimest ta ütleb, et ta on lõtv, sest see erinebki palju sellest köielkõndimisest, mida on ka varem seal Tallinna vannalinnas harrastatud, kus siis tavaliselt siis see kaskadöör hoiab ka mingit suurt poomi ja see köis on tõmmatud megapingule. Et slackline'i puhul, nagu näha, siis tal mingit poomi käes üle, see on ainult Jaan seal selle liini peal ja see siis liin või köis, millel ta kõnnib, ongi lõtv ja tänu sellele on siis võimalik ainult kehaga seda asja seal stabiliseerida, aga ka tänu sellele kogu see asi saab seal võnkuda ja liikuda ja ei ole seal mitte midagi stabiilset. Aga just see ebastabiilsus selle asja nagu võimalikuks teebki. Ja kui te panete tähele, siis ta tõesti kõnnib küll ühe liini peal, aga seal ripub ka all siis teine liin, see tegemist on siis nagu turvaliiniga. Ta on oma selle turvanööriga, mis ta rakmete küljes on kinnitatud siis selle mõlema liini ja köie külge, nagu näha, see rõngas liigub tal taga, et kui midagi peamise liiniga peaks juhtuma, nagu et see katkeb, siis alati on see varuliin ka, mis ta kinni püüab, et seda võimalust, et Jaan sealt alla sajab, ei eksisteeri. Ja kõik need liinid siis on kinnitatud seal tornide otsest siis kandvate sammaste külge 3-4 kordselt, et nad panevad kõik võimalikud
kõikvõimalikud nii-öelda turvameetmed tööle ja nagu näha, siis see liin seal keskel tõesti liigub vasakule paremale nagu meetrite ja meetrite jagu. Jaan lehvitas siis ka all rahvale, kust oli kuulda rõõmuhõiskeid, sest rahvast on kogunenud tõesti täna palju, et Jaanile kaasa elada. Liini paigaldamisest natuke jutuga juba jõudsime rääkida, aga nimelt siis kuidas see asi täpsemalt käib on, et liin kõigepealt tõmmatakse üles sinna drooniga, et täpsemalt siis selline kalastustamiil, mis kinnitatakse siis pooliga drooni külge, lendab siis ühest tornist teise ja tõmbab selle tamiili siis sinna taevasse. Sellega veetakse üle järgmine, siis ütleme pesunööri jämedune nöör ja siis juba sellega omakorda aidatakse üle siis need päris slackline'id. Et selline on see protsess ja seal siis kõik see kinnistus riistvara. Aga et see on väga huvitav spordiala, et seal on kasutuses siis nii-öelda varustus kalastustarvete kauplusest, ronimiskauplusest ja ka siis laevandus- või merenduskauplustest, et selline väga huvitav kompott erinevat. Oi, ja Jaan peaaegu kaotas tasakaalu, aga jäi ikkagi ühe jalaga veel sinna peale. Näeme Jaani enda vaadet ka, ta taastab oma positsiooni, võib-olla korra puhkab, võib-olla see oligi nagu pigem selline rahvale show pärast tehtud, et igatahes naeratus on endal näol, nii et ei tundu, et Jaan väga pinges oleks. Eile siis küsisin ka, et kas üldse ta on nii juba professionaal, seda nii palju teinud, et kas mingi selline närv on ka sees ja ütleme, et pigem on tegemist kerge elevusega, aga Jaan võtab seda asja väga lebolt, et ta võttiski, mõtles vist, et teeb väikse pausi ja pani ennast sinna slackline'i peale pikali ja tegi väikse puhkuse. Ei teagi, kas see on nüüd, et Jaan oleks juba nii väsinud või tegemist oli rohkem sellisele rahvale show pärast tehtud trikiga. Aga trikimees on Jaan tõesti, nimelt ei ole see slackline'imine tema ainuke selline väljakutse, vaid nimelt tegelikult saab Jaani ka näha erinevates Hollywoodi filmides, nimelt siis kaskadöörina, kus ta on osa võtnud näiteks Assassin's Creed'i filmist või Wonder Womani filmist, kus ta siis kaskadöörina ka erinevaid trikke teeb. Ja nimelt siis tema karjäär tegelikult alguse saigi poisipõlves parkuurimisest ja siis ta avastas selle slackline'imise, mis nüüd on tema tõeliseks nagu kireks saanud. Ja trenni mõttes ütleski ta, et ta midagi muud erilist ei tee, et see slackline ise treenibki sind, ütleme varvastest näpu otsteni, et seal, ütleme ühtegi lihasgruppi nii-öelda puudutamata ei jää. Ja siis, nagu rääksime, et ta on seal ilusad turvavarustused, mis teda seal üleval kaitsevad, aga ka tegelikult jälgitakse pidevalt siis dünamomeetriga liini pinget, et ka kuna eile sai see liin sinna üles pandud, siis ka öö jooksul jälgitakse, mis pinget selles liinis on tuule tõttu ja ilma nii-öelda vaba liini puhul see pinge seal peaks jääma vahemikku 200–300 kilogrammi, aga kui Jaan seal peal kõnnib, eriti kus ta seal keskel on, siis liini peal pinge on 7–800 kilogrammi, et ikkagi väga korralik pinge. Aga nagu näha, Jaan nüüd on saanud vist täiesti oma nii-öelda gruuvi sisse ja liigub väga mõnusalt, stabiilselt, aga ikkagi tundub, et need tuulepuhangud, mida saab hinnata siis selle lõdva turvaliiniga, mis seal ripub siis selle peaköie küljes, et näha, siis see on ikka täiesti tuulest seal lendamas vasakule paremale. Aga tundub, et Jaan ongi jõudnud tegelikult suhteliselt siis selle köie keskele, et umbes 100 meetrit on siis läbitud ja 100 meetrit veel minna, et siin köis, nagu näha, on vajunud tegelikult pea 10 meetrit kinnituspunktidest nagu allapoole, et selle järgi ongi näha, kui lõtv see tegelikult on. Aga imeline vaade on sealt ülevalt tõesti, et sellist vaadet vanalinnale ei näe, vähemalt mitte sealt punktist, aga Niguliste torni otsa ju saab ka igaüks minna ja sealt ülevalt alla piiluda, et eile seal vaatamas käies, päris kõhedaks ikkagi teeb, et see 50 meetrit kõrgust on ikka päris korralik.
aga Jaanile see nagu ei ole jah üldse kõige kõrgem ega kõige pikem ületamine, et ta ütles, et aga selline tervislik pinge on ikka ja kui siis nii-öelda magama minnes ikkagi peas nii-öelda käib see nimekiri läbi, et kas kõik asjad on õigesti tehtud. Jaan peaaegu korraks kaotas tasakaalu, aga jääb püsti. Vot see on nüüd liini kõige keskmine koht, see on siis, kus liin on nii-öelda kõige lõdvem ja kõige vabama liikumisega, et seal kõige rohkem Jaan paneb nüüd, laseb ennast praegu alla ja nüüd ta läheb tagurpidi liinile. Mis nüüd saab? See on nüüd küll lihtsalt, ma arvan, et mitte puhkuseks, see oli nahkhiire kombel ta nüüd seal liini keskel ripub ja rahvale siis lehvitab ja on kuulda, et publikule see trikk küll nüüd meeldis. Kindlasti osad olid juba paanikas, et appi, kas ta nüüd sajab alla, eriti kui alt vaadates ju teda detailselt ei näe, aga Jaanil nagu näha, väike muie on näol ja ta ronib jälle liinile peale tagasi ja jätkab seda liikumist. Aga vahepeal, kuna Jaanil seal veel läheb aega, räägime natuke hakkab looma siis unistamistalgutest. Nimelt siis selline suur rahva üleskutse tehti ja siin eestvedaja sellel Eeva Truuverk on siis sama inimene, kes ka pani alguse koristamistalgutele Teeme ära. Et selline samamoodi täiesti kire projekt, kus taha siis on kogunenud tegelikult kümneid ja kümneid Eesti ettevõtteid ja kümneid ja kümneid vabatahtlikke, kes seda asja aitasid ellu kutsuda. Ja tänu sellele on siis tänaseks päevaks kokku kogutud üle 13 000 unistuse. Ja need unistused siis, kuna kokku on kogutud, saab ka neid analüüsida ja võiks nimetada seda, nagu Eeva Truuverk ütleb, tegemist on röntgenpildiga Eesti inimeste siis kõige sügavamatesse unistustesse, et me saame sellise läbilõike Eesti inimeste hingeelust. Ja väga huvitav, et selline esmane analüüs on juba nende kogutud unistuste peale tehtud, kuid see protsess on pidev, nii et kindlasti püsige kursis, mis lõplikud tulemused on, aga suurem osa vastajatest ja unistajatest on tegelikult olnud alla 15-aastased noored, et me näeme ka siin suuresti, milline on Eesti noorte unistus, milline on nende vaade tulevikku, sest me peame ette kujutama, milline näeb välja Eesti aastal 2050, 25 aasta pärast ja kõik ka siis tegelikult patroonid, kes sellele unistamistalgutele käe külge lõid, ongi 25-aastased nagu ka mina, et siis meil on nii-öelda, millal pool elu on meil nüüd elatud, et sama palju 25 aastat on sinna 2050. aastasse, et kuidas Eesti võiks muutuda. Ja mis ongi väga huvitav, et paljud unistused peegeldavad ikkagi igatsust turvalisuse ja stabiilsuse järele, et maailm, kus me praegu elame, on kahjuks muutunud kõvasti ebastabiilsemaks ja tundub ka ebaturvalisemaks ja selline inimeste soov rahalise kindlustunde järele on kuigi ette aimatam, aga ka inimesed suudavad pilgu kogu maailma poole ja tegelikult soovivad lõppu sõdadele ja lõppu sellisele kurjusele, mis siin maailmas leidub. Ja noored soovivad sageli just, et neil läheks koolis hästi, et nad leiaksid hea töökoha ja oleks neil mitmeid tulevikuvõimalusi, samal ajal kui täiskasvanud kalduvad rohkem tervise ja pere ja rahalise kindluse poole. Ja eestlased ka kujutavad ette ja soovivad, et meil oleksid sellised toetavamad kogukonnad, mis on ka selline lihtne asi, mida me saame kõik ise ju ette võtta, et ka neid kogukondi tugevdada ja võib-olla uusi luua. Nii et sellised on eestlaste unistused, ütleme, see oli väga lühidane kokkuvõte, et nii inimesed soovivad enda ja oma lähedastel edu, kuid soovivad ka, et ka meie ühiskond ja kogukond oleks selline soe ja teiseteist
toetav ja loomulikult siis ikka, et kõik püsiksid terved nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Aga Jaanil nagu näha, naeratus on selline ikka näol, aga kui panna tähele, siis ega tema pilk on fokusseeritud sinna lõpu sihtmärgile, et nüüd tundub, et Raekoja platsile hakkame juba päris lähenema ja on näha ka, et Raekoja platsile on kogunenud sadu inimesi ja on kuulda siis rahva hõikeid sealt alt, kes Jaanile kõik on täna tulnud kaasa elama. Ja niimoodi samm-sammult Jaan muudkui liigub. Siinkohal siis tahaksime ka võib-olla tänada siis meie sponsorid, kes tänase ülekande on ellu kutsunud, nimelt Oixio ettevõte, mis ei ole üldse kauge siis sellest unistamise teemast, vaid nimelt see on olnud ja on nende selline ettevõtte DNA-s. Nimelt nende mantra, mida nad pidevalt siis kordavad, ongi unista, planeeri ja teosta. Ja see tänane Jaani ettevõtmine ongi ju täpselt selle suurepärane näide, et Jaanil on unistus, see sai plaanitud ja praegu käib usinalt seal teostus, nagu näha, Jaan võtab ka tempot seal üles. Tundub, et kui tuulehiilid lihtsalt vaikivad, ootab neid momente, et saaks kiiremini liikuda ja jälle kui puhangud tõusevad, siis ta peab korra nagu hoogu maha võtma ja keskenduma, et ilusti ikka seal slackline'il püsida. Aga jah, Oixio on siis ettevõttena pannud õla alla, et see tänane ülekanne teieni tuua ja siis nende mantra unista, planeeri, teosta on väga-väga tugevas siis sellises sümbioosis siis unistamist-algute ettevõtmisega, et sellepärast ka selline koostöö siis täna ellu kutsutud. Aga Jaanil ja juba näha, tegelikult see Raekoja platsil oleme tõsiselt lähedale jõudnud, et tundub, et seal ainult mõnikümmend meetrit on tegelikult jäänud ja sajad inimesed sealt siis alt ka paistavad. Ja unistamist-algut tegelikult, kuigi täna on selline kulmineeruv kokkuvõttev sündmus, siis oma unistusi saab jätkuvalt sinna 20. augustini lisada, et siin julgelt kutsun teid üles siis minema Hakkab looma veebilehele ja seal natukene tutvuma selle projektiga ja ka endale siis selline väljakutse esitada, et teha see unistamine läbi. Et mitte, et nüüd need unistused ainult tänu sellele täide saaks, aga selline unistamine üldse tegevusena on väga kasulik ja no, seal, nagu Eva Truuverik ka ütles, et seal on klipis, et kipub nende unistustega olema selline jama, et nad tõesti saavad ka täide. Et sellepärast siis ka tasuks selline väljakutse endale võtta ja lisada see sinna unistuste panka, mida siis teadlased siin nüüd järgnevate kuude ja võib-olla isegi aastate jooksul hakkavad uurima ja selline hetkene röntgenpilt siis Eesti rahva hingeelust on meil tehtud. Ja võib-olla juba kutsutakse samasugune unistamine taaskord ellu tulevikus ja siis on äge ka võrrelda, kuidas need unistused on muutunud. Aga Jaanil siis Raekoja torn jõuab aina lähemale ja nagu ka Jaani stardis, siis kahjuks ta ei kõnni siis seal slackline'i peal täiesti torni nii, vaid ohutuse huvides siis mõned meetrid enne tornini jõudmist ta istub taas maha ja liigub niimoodi vaikselt tornini, et see on turvalisuse huvidus, sellepärast et slackline siis muutub väga jäigaks seal kinnituspunktile lähedal, nii et seal on keeruline hoida tasakaalu, mitte võimatu, aga kui siis seal midagi peaks juhtuma, siis turvaliin ju jätab ta sealt mingi 2 meetri kaugusele köiest nagu rippuma ja seal võib siis tabada seda torni seina, mis siis võib olla nagu eluohtlik, sellepärast ka turvalisuse huvides ta istub, aga jätkuvalt
väga mõnusa hooga ta läheb, nagu näha, ta on seal mõnekümne meetri kaugusel ainult tornist, nii et kohe ongi Jaani unistus lõplikult täides saadud või tehtud ja ta ongi kõndinud üle Tallinna vanalinna ja see oli siis nüüd 200 meetrit läbi õhu 50 meetri kõrgusel Niguliste kiriku torni otsast Tallinna Raekoja tornini. Sealt tornist muidugi on väga keeruline alla jõuda, et me kuuleme ka kohe, kui Jaan on lõpetanud tema muljeid vahetult, aga kuna torni trepid on väga kitsad, siis sealt tuleb alla tulemiseks varuda natuke aega, aga Jaan jätkuvalt liigub samm-sammult. Nagu näha, siis korra siin oli jälle vaja tasakaal jälle üles leida, kas tuul nende turvaliinide järgi tundub, et on natuke vaikinud. Jah, Tallinna Sadamas ka näitab ainult nüüd 14 meetrit sekundis, et see sealt Jaani vasakult käelt teda siis nagu paremale tõukab, aga ainult siin tundub kuskil 10 meetrit on jäänud, et täielik lõpusirge on siis kätte jõudnud. Ja Jaani unistus on täna täideks saanud, aga ma küsisin, et kindlasti on tal ka mõni järgmine unistus ju nii-öelda sihikul ja sealt Niguliste tornist samale imeliline vaade tegelikult Tallinna Teretornile, et siis võiks sealt ju kuhugi slackline'i tõmmata, kas Iru elektrijaama korstna otsa või kuhugi. Me kindlasti leiame selle teise punkti, et võib-olla järgmine suurem selline ületus tuleb siis juba tunduvalt kõrgemal ja Tallinna Teretorni otsas, aga siin on viimased meetrid on Jaanil jäänud, nii et suure tõenäosusega ta nüüd iga moment ka istub maha, et turvaliselt sinna tornini jõuda, aga tundub, et nii stabiilsena praegu ta leidis ennast, et ta jõudiski lõppu ja Jaan Roose on ohutult ja edukalt jõudnud siis Niguliste kiriku torni otsast Tallinna Raekoja torni otsa ja sealt siis viimased lehvitused rahvale ja ta astuski turvaliselt. Jaan siis tänas veel rahvast. Ta tänab rahvast ja tänab Hakkaplooma siis unistamist algusid, et tema unistust aitasid ellu viia. Nii, ja Jaanil seal viimased turvaelemendid nagu kinnitatakse, et ta saaks sealt siis ohutult liini külest ennast ka lahti haakida. Ja kuulda oli ka Jaani praegu kommentaari, et see on kõige tuulisem ilm, millega Jaan on siis kunagi slackline'il kõndinud. Et sellepärast ka oli siis näha, miks see nii keeruline ületus oligi, et need 50 kilomeetrise tunnikiirusega tuulepuhangud ikkagi teevad selle asja hoopis keerukamaks, et ei ole see tegelikult see kõrgus või kaugus nii väga, mis luges, vaid just see Tallinna muutlik ja puhanguline tuul, mis selle asja nii keeruliseks tegid. Aga see 200 meetrit 50 meetri kõrgusel praegu põhimõtteliselt täpselt 24 minutiga umbes sai siis ületatud, aga siin ei mindud üldse kiiruse peale, et see oli selline stiilipuhtus, mida jahiti. Aga Jaanil nüüd läheb sealt mõned minutid ikkagi, et torni otsast alla jõuda, enne kui me kuulame tema vahetuid muljeid. Et tuletan siis jätkuvalt meelde, et kuni 20. augustini on võimalik oma unistusi siis ka Hakkaplooma unistuste panka lisada, kus siis neid saab analüüsida ja jälgida juba suuremalt ja näha selliseid muutlikud, et tegemist on täiesti anonüümse nii-öelda lisamisega, teie isikut seal kuidagi ei ole ega kasutata, et meie lihtsalt tahaksime näha kogu Eesti rahva sellist neid ühiseid unistusi, et näha, mida me loodame ja kuidas tegelikult nende väljaütlemine ja niimoodi teatavaks tegemine tegelikult muudab neid palju ka käega katsutavamaks. Ja võib-olla ongi äge, kui me lisate siin oma unistused ja juba õige pea loete neid analüüsi ja näete, et see ei ole ainult teie, vaid et nendest asjadest unistavad ka õige paljud, aga ma ei tea, kas seal peale Jaani veel keegi kirjutab, et tahaks Tallinna teletorni otsast kuhugi kõndida, et ma arvan, et selle unistusega võib-olla
on Jaan natukene üksi, aga meie elame igatahes tema kõikidele järgmistele katsetele kaasa. Okei. Tere Jaan, palju õnne sulle, kõigepealt su unistus on täitunud. Räägi meile, kuidas sul üleval olukord oli? Aitäh suur, aga üleval on päris pingeline olukord ja nüüd on pingelangus, aga ma ütlen, et täiesti uued emotsioonid just siin seda unistust täites, sest nii tuulise ilmaga ma ei ole küll oodanud unistust, et see on kõige tuulisem ilm, mille ajal ma olen kõndinud üldse, et täitsa, ütleme, mugav see ei ole. Et kõndides mul oli mõte, et unistada on palju lihtsam, kui seda teostada. Just nii. Kas see konkreetne kõnd oli sinu jaoks kuidagi muul moel ka eriline peale selle, et väga tuuline oli? Jah, just selle asukoha pärast, sest see võib olla pikem, lühem, aga alati ikkagi see lokatsioon on see unikaalsus igal liinil ja siin just see vanalinnas. Kas sa jõudsid mingeid vaateid ka nautida või mis mõtted sul seal üleval veel olid? Jaa, ikka üks parimaid vaateid vanalinnas, ma arvan, on see hetkel minu jaoks, aga ja lisaks veel mul oli muidugi palju lõbusam kõndida, nähes ikkagi publikuga mõlemad poolt, nii paremal kui vasakul. Minul oli hea ülevaade üle publiku ja ilmselt publikul oli hea ülevaade minu tegevustest. See oli üks unistustest kõndida vanalinna kohal, meie peade kohal 50 meetrit üleval. Siin on kindlasti palju inimesi, kes mõtlevad ka suurtest unistustest, aga ei ole neid realiseerinud. Anna neile retsept, mida teha, et nende unistused saaksid teoks? No ma arvan, et see retsept on nagu minu kogemusest, et kuidas ma nagu liini kõnnin. Et jah, üks asi on mõte unistada, mis on juba mainides lihtsam, aga kuidas edasi on see, et nagu ma liinil kõnnin, et ma näen ju visiooni, et mul on eesmärk Vanatoomaseni jõuda, kõndida, tean, et see on 200 meetrit, proovime meetri kaupa vähemalt, et ja sammu kaupa. Mõtlen, keskendun ühele sammule, vaatan, palju mul selleks vaja on, mida ma oskan teha, millist tiimi mul vaja on üldse, kas või see liin siia saada ja ülesse. Ja siis seejärel sammu kaupa ja olemegi jõudnud kas poole peale või siis hoopis projekti lõpule, ehk siis Nigulistist Vanatoomaseni. Sa korraga kukkusid, mis tunne sul siis on, kui sa seda tehes kukud? No see oli, ütleme, selline poolik kukkumine, kus tuulepuhangud tekivad. Just praegu on, et kui võrrelda, et kas kõndida on parem tuulise ilmaga või tuulise ilmaga, kus on ka tuulepuhangud samal ajal, siis ma eelistaks stabiilset tuult, sest tuulepuhangutega see liin loperdab ikka kõvasti rohkem, et ei teagi, mis toimub selja taga, aga see tunne just on see, et omades kaameraid ja tehnoloogiat küljes, siis ma üritan hoolikam olla ja võimalikult, ütleme, lihtsaks endale seda teha, sest aga ma olen valmis kukkumiseks, põrumiseks kogu aeg, et enamus treenist ongi ainult ju põrumine ja kukkumine ja siis tõused püsti ja jätkad. Sa eile ütlesid ilusti, et kukkumine annab sulle tegelikult restardi ja sul on peale seda lihtsam edasi minna. Kas seekord oli samamoodi ja kas unistustega on ka võib-olla niimoodi? See annab, ütleme, sellise pingelanguse füüsilise, et kuna ikkagi lihased on hästi pinges sel hetkel, ütleme 200 meetri ajal on põhimõtteliselt iga sammuga mul, aga jah, see annab natukene hetke, et mõelda, ajastada, et mul oligi selle liini kõndimise ajal hästi palju sellist strateegilist ajastamist, et millal ma nüüd, kas ma teen sammu, kas ma korra nii-öelda peatun, hoian liinist, millal ma üldse stardin, et see ei satuks just sellele keerulisele momendile, et õige ajastus on tähtis, aga alati vali, et kui on eriti publika juures, siis alustame kell 12, alustame. Aga jah, nüüd viimane küsimus enne, kui ma siin nende sadade fännide juurde siin saadan. Me oleme siin Hakkab looma raames, kus me unistame Eestist aastal 2050. Mis on sinu unistus, milline see Eesti on aastal 2050? Minu unistus aastal 2050. Ma arvan, et minu unistus oleks aastal 2050 kõndida uuesti vanalinnas. Ja et see vaade oleks sama imeline ka hiljem, et see
oleks nii-öelda jätkusuutlik kõik, mis meil on ja isegi parem. Ja et see kõik säiliks. Aitäh sulle, Jaan, õnnitused veel kord, ma lasen sind teiste juurde. Aitäh kõigile laivi vaatajatele. Mina ütlen veel seda, et te saate ka oma unistused kirja panna 20. augustini hakkablooma.ee lehel. Aitäh! Autogrammis.